Järgnevas ettekandes me kuuleme midagi, millest Eestis palju räägitakse. Metsast, puudest. Ja kas need puud on nüüd siis koguduses või päris metsas? Raul Rosenvand, ole hea. Nii, ma loodan, et siia tulevad ka slaidid seina peale. Ma tahan teile ka mõnda pilti näidata. Aga siis see teema on et vanad puud ja noored puud metsas ja tõepoolest ma räägin küll põhiliselt metsanduslikust vaatepunktist, aga et te võite seda võtta kui sellist paralleeli või tähendamissõna ja see eelmine ettekanne, mis me siin kuulsime, minu ettekanne jätkab seda teemat. Nii, seda võiks järgmist slaidi panna. Et kõigepealt peab muidugi ütlema, et kui nüüd vaadata loodust, siis mets ei ole selline koht, kus väga hoolitsetakse üksteise eest. Kõik organismid võitlevad iseenda ellujäämise pärast, et ressursid, siis toitained, mineraalained, valgus ja niiskus, need on need põhilised, mida igaüks püüab saada nii palju, kui tal vaja on, ja nõrgemad ei jää selles konkurentsis ellu ja surevad. Ja selles kontekstis, kui mõelda nüüd Eesti metsade peale, kus valdav majandamisviis või raieviis on lageraie, siis kui kõik muud suured puud on ära võetud, siis nendel noortel puudel on neid ressursse kõige rohkem. Et selles kontekstis on tõepoolest lageraie väga efektiivne. Ja metsandusvõtted veel, mille hulka käib siis näiteks metsade kuivendamine või harvendusraie või ka siis valitud geneetikaga puude ehk siis hästi kiirekasvuliste puude istutamine, mille seeme on siis või puid on aretatud, et nad oleksid võimalikult kiirekasvulised. Et kõik võimendavad seda, et oleks võimalikult kiire kasv puudel. Ja et kogu meie metsandus nagu põhineb praegu sellel. Aga samas selle kiire kasvuga puude puhul on omad riskid. Et põhiline on see, et kõik selle puu või mis iganes muu organismi ressursid lähevadki kasvule. Et selleks, et saada teistest kõrgemaks, et saada valgust rohkem, peab ta kõrgemale kasvama, tõmbab niiskust ja toitained teistelt ära. Aga samas tema vastupanuvõime, tema immuunsüsteem jääb selle arvel nõrgemaks. Ja see on see, millele väga palju tähelepanu ei pöörata meie praeguses metsanduses. Võib-olla natuke rohkem selline silmapaistvam asi on puidu kvaliteet, mida siis ka iseenesest peetakse oluliseks, aga siiski sellega ka ei tegeleta üldse, eriti okaspuude puhul. Puit läheb pehmeks, et kui temast tahta mingit, kuna siis see koosneb kevadpuit ja sügispuit ja siis see kevadpuit, see läheb väga suure osakaaluga, see on pehmem kui sügispuit ja selle tagajärjel on see, et kui tahta sellest kiiresti kasvanud puidust teha näiteks mööblit või aknaraame, siis võib ka juhtuda, et see kruvi, mis sinna sisse keeratakse, tuleb sealt varsti välja, sest see puit on nii pehme. Nii, mulle tuuakse vist mingi pult. Nii, aga kui ma ennem rääkisin, et igaüks võitleb iseenda eest, et on ka teistsuguseid teooriaid. Seda, et
puud omavahel ressursse jagavad. Ja nimelt, et on leitud, et metsades, aga kõikides muudes kooslustes samuti, on väga paljud organismid omavahel seotud seenevõrgustike abil. Et seened siis kasutavad taimi süsinikuallikana ja annavad vastu mineraalaineid ja siis koostöös toimivad. Aga et see süsteem on tegelikult palju keerulisem, et nende seeneniidistike abil ka vahetavad puud omavahel ressursse. Ja seda on ajakirjanduses on üsna palju üles võetud ja püütud sellest nagu teha selline suur teema, et kuidas me peaksime metsades sellega arvestama. Aga samas, kui vaadata nagu siin Põhjamaade metsades või ka meie metsades, et seda pilti, sellist selget mustrit küll välja ei tule, mingil määral see ilmselt toimib, need tööd seda näitavad, aga sellist käega kasvatavat mõju ei ole, vähemasti otsest mõju, et need mõjud on kaudsemad. Aga nüüd, kui rääkida koos kasvamisest, ja see oleks võib-olla see teema, mida võiks mõelda, eriti just kui mõelda, et see mets võiks olla natukene selline tähendamissõna kogudusest, siis kuna iga organism vajab siis, et tal oleks piisavalt neid ressursse, siis metsamajandamise juures tulekski seda teha niimoodi, et kõigile oleks piisavalt ressursse. Kõik korraga ei saa, aga kui kedagi on vähem, siis teistele jääb rohkem ressursse. Ja et ka metsanduses, kui leida see õige tasakaal, siis nii-öelda võidavad kõik. Et kõigepealt see seeme, millest arenevad uued puud, tuleb ju vanadelt puudelt. Ja kui see on ka kohapealne mets, siis on üsna suur tõenäosus, et see on ka selliste omadust, geneetiliste omadustega seeme, mis on juba seda tüüpi oludega, nagu seal kohapeal on harjunud ja võiks anda potentsiaalselt sobivat siis uued puud sinna kasvukohale. Siis üks metsanduslik asi, millega tuleks arvestada, et vari, mis iseenesest ju takistab puude kasvu, aga teatud puud vajavad rohkem ja teised puud vajavad vähem varju. Et selle varjuga siis õigesti reguleerides saab reguleerida sellist puuliigilist koosseisu, mis metsakasvatuslikult võib olla vägagi oluline. Ja lisaks on ka kaitse äärmuslike ilmatingimuste eest. Ja nüüd lühidalt paarist metsanduslikust võimalusest, mida Eestis siis saab kasutada. Aga kõigepealt veel selline suurema pildi loomiseks, et kui ma rääkisin, et lageraie on see põhiline viis, kuidas Eestis metsast puitu saadakse, siis sellega on seotud omad riskid. Et kõigepealt see, mida juba 20. sajandil metsandusteadlased ja ökoloogid jõudsid järeldustel, et see, mida siis globaalselt on tehtud suurtel pindadel, hästi efektiivsed ühepuuliigilised istandused, et see ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Et kui nad ongi ainult arendatud selleks, et nad kiiresti kasvaks, siis mingil hetkel igasugu kahjurid teevad selle riskantseks, kes hakkavad seda hävitama, seal kasvavad puistusid. Toitained tarbitakse ära, peab hakkama väetima, selline surnud ring. Ja et parem oleks, et osa puistusid võivad muidugi need kiirekasvulised ühepuuliigilised puistud olla ka, aga et metsandusmaastikus või kogu maastikus peaks olema erinevat tüüpi metsi. Ja üks viis ka, ja need on erinevates piirkondades ka erinevad. Et üks viis, kuidas selle järgi seda vaadata, et kuhu miski tüüp siis sobib, on looduslikud häiringud. Et nimelt looduslikus maastikus, kus inimene midagi ei tee, et see ei ole kõik
vana ühevanuseline põlismets, vaid seal on tulekahjud, tormikahjustused, putukakahjustused, üleujutused, mis iganes asjad. Ja erinevates maastikes on nad siis erineva sagedusega. Ja lageraie võiks siis olla see, mis jäljendab seda puistuvahetushäiringut. Ja selles mõttes Eestis on neid ka olnud, et lageraie ongi nagu see süsteem, mis võiks Eestisse sobida. Ja niimoodi on ka väidetud. Aga nüüd, kui tulla selle juurde, et kui on uuritud, et siis Soome teadlased on uurinud eriti, et millised puistuvahetushäiringud millise sagedusega on ja et Fennoskandias võrreldes Ameerikaga, eriti Ameerika lääneosaga, kus on näiteks äike, on väga sage ja selle tõttu ka väga sagedasti need metsad põlevad, et siinsed ajaloolised puistuvahetushäiringud ei ole üldse sellised olnud. Tulekahjusid on looduslikult väga harva olnud. Ja põhiline häiring, mis on olnud, on see, et üksikud puud kukuvad ümber või on sellised väikesed häilud tekivad. Aga ja sellist häiringut lageraie enam ei jäljenda. Aga on teised metsanduslikud viisid, mis seda võiksid jäljendada. Ja kogu selle järgneva kontekstiks on ikkagi ka see, et metsade roll ei ole ainult puidu saamine, milleks võib-olla lageraie võiks olla kõige efektiivsem viis, vaid nad peavad ka inimeste puhkevajadusi täitma siis elustiku jaoks ja selles kontekstis teistsugused raieviisid, lageraiele alternatiivsed raieviisid täidavad neid rolle paremini. Et eesmärk on püüda leida sellised majandamisviisid, et kõik need eesmärgid võiksid olla täidetud. Ja üks viis, siis, mis kuulub ka uuendusraiete hulka, nagu ka lageraie, on turberaie. Selle käigus võetakse mitmes järgus mets maha ja see uueneb looduslikult sellest samast vanade puude seemnetest tulnud siis uute noorte puudega. Siin on mul 2 näidet, kus on, et kõigepealt võetakse ära umbes 1/3 puudest, selle esimene pilt seal, ja teises järgus võetakse veel puid ära ja seda tehakse eeskätt siis männikutes, mis on suhteliselt valgusnõudlik puuliik, et ta vana metsa all ei uueneks, aga nüüd turberaie puhul ongi see, et peab selle tasakaalu leidma, et kui ta tehakse liiga hõredaks, siis sinna alla hakkab kasvama rohi ja lehtpuud, aga kui ta on piisavalt tihe, siis männile on see juba piisavalt valgust, aga lehtpuud veel ei tule, et see on selline metsakasvatuslik oskus, kuidas seda teha. Ja teine siis selline metsakasvatuslik võimalus on püsimetsandus, kus siis korduvate nõrga intensiivsusega raietega majandatakse seda metsa niimoodi, et seal kunagi lagedaks ei jää. Ja see on selles mõttes täiesti erinev süsteem meie sellest tavapärasest rotatsioonilisest või lageraiepõhisest metsandusest. Sellel metsal pole vanust, seal ongi eri vanuselised, eri puuliikidest puud ja nüüd siin on nüüd üks näide, kuidas Kiidjärvel on üks mets, mis on niimoodi majandatud. Ja siin on nüüd veel 2 pilti. Ühel on näha üks vasakpoolsel üks pilt, kus on juba vana, mis on kunagi valikraietega majandatud, aga nüüd enam pole ammu seal tehtud. Seal on neid suuri puid on palju ja see on väga liigirikas ala, teadlased on seda palju uurinud. Ja parempoolne pilt on minu enda metsast, kus ma alustasin püsimetsandust. Et seda ei saa nimetada püsimetsanduseks, sest ma tegin seda raiet veel lageraie nime all, aga et mõte on, et sinna tekiks selline mets, et kus saaksid eri vanuselised, eri liigilised puud koos kasvada ja mina saan vastavalt oma vajadustele sealt ka puitu võtta.
Ja siin nüüd üks näide, et ma mõni aasta tagasi pidasin ettekande ühe raamatu põhjal segapuistute kohta, kus siis on kaalutud erinevaid viise, et kuidas segapuistud kas nad võiksid olla paremad, kui on puhtpuistud. Ja põhiline järeldus, mis on, et iseenesest nii-öelda see puhtpuistud, üheealised, et see on võimalikult efektiivseks on kõik see puidu kogumine, kasvatamine tehtud, et see on tasuvuselt kõige lihtsam ja ilmselt ka kõige tasuvam. Aga kui arvesse võtta erinevad häiringud, mis võib tulla, siis tegelikult see segapuistu, siis seal antud juhul võib olla vähem riskantne. Et näiteks Eestis on kuusikud, ka selline näide, et nad on hästi kiire kasvuga, suure tulukusega, riigimetsas näiteks neid kõige enam kultiveeritud puulik, aga riskid, et ta tegelikult peab raiuma hoopis nooremas eas ja temast saab ainult küttepuitu, on väga suured. Aga ometi seda tehakse. Ja siis mida seal rõhutati, et püsimetsandus kogu selles süsteemis on veel, seal on kõige rohkem riskid maandatud, et seal käiakse korduvalt sageli metsas, saab reguleerida, igal hetkel saab ümber orienteeruda, osad puud võib-olla lähevad raisku, kui tuleb mingi häiring, aga seal on ka häiringu võimalused väiksemad. Nii, ja loodus ja inimühiskond on mõnes asjas sarnased. Ja nagu ma ütlesin, et siin on see jutt, mis ma rääkisin, et mõnes mõttes seda võib võtta ka tähendamissõnana, et kui metsas on vaja ruumi puudele, et need saaksid kasvada, siis võib-olla on ka koguduses samamoodi. Et kui noortele ruumi ei anta või erinevatele ideedele ruumi ei anta, siis need ei saa seal areneda. Aga mis asi on küll, peaks välja tooma, et on erinevad, et kui looduses kehtivad ainult loodusseadused, siis koguduses me peame siiski arvesse võtma seda, et Jumal võib anda mingis asjas selguse, et me ei pea seda kõige loogilisemat teed järgima, vaid peame valima sellel hetkel selle asja, mis tegelikult tundub väga riskantne, aga Jumala plaan on, et ta tegutseb maandab need riskid ise ja saame seal edasi tegutseda. Looduses sellist asja ei ole. Nii, ja siin on mul mõned näited, mis on siis metsanduses riskantsed, aga vist see paus juba hakkab sisse sõitma. Et ma räägiksin ainult siis sellest vastupidavusest. Et kui looduses on ka see väga oluline, et kui on mõõdukas stress, siis see on taimedele võib olla positiivne. Selle mõjul nad hakkavad arendama teatud omadusi, mis võivad hiljem kasulikuks olla. Näiteks kui mingid puud jäävad lagedale ja siis neil suurem tuulesurve, siis nad mõne aasta jooksul kasvatavad endale tüve alumise otsa jämedamaks ja juured tugevamaks ja hiljem on nad vastupidavamad tuultele. Või ka seda on leitud, et kui on nõrk häiring, näiteks putukhäiring, aga nõrk, siis hiljem need puud on leitud, et on ka vastupidavamad põuale. Aga samas, kui häiring on väga tugev ja need puud ära surevad, siis pole sellest kasu. Piiblis on väga palju räägitud sellest, et kuidas kannatused, mis kristlastele tulevad, et need on meile vajalikud. Ilma nendeta meie kasv ei toimi. Vaimuviljad, enamus nendest on sellised, mis saavad toimida ainult ja kasvada ainult keerulistes oludes, enesevalitsus, ustavus näiteks, et paralleelid loodusega ja kogudusega.
Nii. Slaidid on nii imelikud. Kõik paigast läinud. Ja üks küsimus, mida ma veel nagu koguduse kohta mõtlesin, et mida me peaksime nagu arvestama, et kui koguduses räägitakse, et kas kogudus on edukas, kas see on inimeste arm või kvaliteet, kui isegi Jeesusel mingil hetkel osad inimesed läksid tema juurest ära, sellepärast, et ta hakkas rääkima asju, mis neile ei meeldinud. Kui isegi tema juures selliseid asju juhtis. Ja samas see kvaliteedina, kui võtta seda, et need inimesed, kes on, et nende vaimulik kasv toimub ja et nad on tugevad, et nad mitte lihtsalt ei tule kogudusse, vaid ka nad jäävad kogudusse. Et mis on olulisem? Et looduses on 2 sorti siis sellised elustrateegiad. Üks on R-strateegia, see tähendab, et seal on palju järglasi isendi kohta ühes põlvkonnas, näiteks sääskedel on niimoodi, aga põhimõtteliselt ka puud on sellised enamus puid ja selles mõttes need puud võib-olla ei ole väga hea näide täna siin üldse rääkida. Ja teine strateegia on K-strateegia, mille puhul on siis järglasi vähe ühe põlvkonna jooksul, näiteks imetajad, linnud, kotkastel on sageli ainult 1 poeg pesakonnas. Ja ma jätakski teile küsimuse, et mõelge, et kumb strateegia meil koguduses võiks kasvu mõttes sobivam olla. Aitäh! Suur tänu, Raul. Kas keegi tahab saalis küsida? Palun. Aitäh, Raul. No mis sa arvad, me siin peame 140. aastapäeva, see on ikka väga vana puu juba. Ja kas sa nõustuksid sellega, et võib-olla me peaksime koguduse aastapäevade pidamisest loobuma, sest see puistu ikkagi, see ajatu puistu, millel ei olegi sellist iga, on kõige parem variant või võiks ikka mõne aastapäeva vahel pidada? Aastapäev võib ikka pidada. Ega selles püsimetsana majandatud puistus on ka vanu puid. Ja mul on ka küsimus, et kas sulle vahest tundub, et kogudus ka võsastub ja tuleks teda natukene puhastada? Nojah, võib ju ka niimoodi öelda, see on küll väga robustne väljend, aga et mõnes mõttes kõige parem oleks, kui Jumal seda puhastaks. Et me inimestena peaksime püüdma ikkagi harida ja toetada kõike neid liikmeid või organisme, kes meil on, ja et see oleks nagu parem viis, aga noh. Jeesus tuli kogudusse, lõi tuvi ja rahavahetajate lauad segamini ja ütles, et see pole mingi röövlikoobas. Ja. Mida see võsastumise all siis mõelda? No võsastumine, no nagu metsas, et metsas ju tegelikult ikkagi päris sageli inimene sekkub sellesse looduslikku protsessi, no mõnikord ka sellepärast, et ta ise on seal midagi teinud, näiteks lageraie või muud sellist, aga üldiselt ma arvan, et enamasti me mõtleme seda, et põld, kus peaks tegelikult midagi kasvama, seal kasvavad puud, seda ei künta, seda ei harita, no midagi sellist. Ja, no metsanduslikus mõttes, loomulikult mina oma metsas ka püüan suunata seda metsa tihedust ja liigilist koosseisu selleks, et tuleks
hea elus mets seal. Ja ilmselt need protsessid toimiksid seal looduslikult ka, aga lihtsalt palju pikemas perspektiivis. Puupõldude toetaja sa ei ole, ma sain aru. Neid võib olla teatud osas metsadest, aga mitte valdav. Aga koguduses see on natuke keerulisem. No, kui me vaatame Timoteuse kirja, siis seal on Paulus seadnud päris kõrged nõudmised nendele, keda kantslisse lubatakse. No, olgu ühe naise mees ja kõike muud. Aga koguduse uksest ta lubas kõik sisse. Absoluutselt. Nii et aitäh sulle, Raul!